Kaunis keskhommikut, head kuulajad ja vaatajad, ja täna on meil stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats. Ja me olime Mihhailiga täna hommikul varakult kohal ja sina, Lauri, tulid 25 minutit hiljem. No ma saan aru, et sul on valimas käimata. Kuule, tuleb välja küll niimoodi, jah, et ma saan aru, et need, kes on juba valimas ära käinud, need saavad kiiremini Tallinnast sõita, ja. Ja, no mina näiteks jõudsin 4 minutit hiljem. Kiiruse piirang on vist peal, aga ma kindlasti kavatsen seda teha täna või homme, aga enne nädalavahetust, sellepärast, et see on oluline. Me teame seda, et nädalavahetusel tegelikult läheb päris palju rahvast välja, seal tekivad järjekorrad ja ummikud ja mida varem, seda parem. No ja siis, mille teame, ilm veel tulebki. Et kui vähegi ilus ilm on, päike paistab, tuult ei puhu, siis tuleb loomulikult valima minna ja täna homme ma selle ära teen. No Mihhail, ma arvan, et sinul on valimine veel eriti oluline, sellepärast, et mulle tundub, et tegelikult kõik see lumi, mis järgneval aastal, talvel tuleb koristada, see on sinu töö ja ma ei tea, kas sul selleks üldse traktorid on, pead äkki labidaga selle ära viskama? Ja, no mina enda valiku juba olen teinud eile ja rõõm on tõdeda, et inimesed on tegelikult väga aktiivsed. Eile olid pikad järjekorrad. Ma ei mäleta, et eelmisel valimiste tsüklil oleks korraga nii palju inimesi väljas valimiste teisel päeval. Et tegelikult tulid rekordid. Ja lähtuvalt sellest jätkuvalt on aktuaalne küsimus, miks praegune linnavalitsus pani jaoskonnad kinni. Rohkem kui pool nendest. Nüüd inimesed peavad päris pikalt ootama, aga samas nad tulevad ja enda valiku teevad. Ehk siis see soov, et tuleksid muutused, on väga suur, me seda näeme. Ja ma olen väga tänulik tallinlastele, et vaatamata sellele, et praegune linnavalitsus tegi kõik selleks, et inimene ei tuleks valima, ikkagi tallinlased on väljas. Nüüd, mis puudutab lumekoristust, siis praegune linnavalitsus jätab järgmisele linnavalitsusele väga palju probleeme. Ja üks nendest ongi lumekoristus. Et ma ei tea, kuidas see üldse võimalik on, et nemad hakkasid tegelema lisalepingutega septembrikuus. 1. oktoober on talvehooaja algus. Viimane hanke oli väljas 24. septembril. Nädal aega enne talvehooaja algust. Ja nüüd nad räägivad, et tegelikult lepinguid ei olegi vaja. Saab suurendada mahtu olemasolevate lepingute raames. 10% saab seaduse alusel täiendavalt mahtu suurendada või vähendada. Ja ükskõik, kas sa suurendad või vähendad, see ongi see 10% lagi, kuidas sa saad muuta lepingud. Ja kas nendel on probleem matemaatikaga, et see maht, mida nad täiendavalt soovivad koristada, on peaaegu pluss 100%, mitte 10%. Või siis nad soovivad seadust rikkuda. Ja selle taustal lugupeetud linnapea räägib, et kõik on korras, kõik on hästi. Tõenäoliselt nendel ongi hästi, sest nemad ei kavatse nende probleemidega tegeleda. Aga järgmine linnavalitsus hakkab sellega tegelema, rääkimata sellest, et igas valdkonnas on meil probleeme kuhjaga. Ja eks ma väga positiivne tuleviku osas ei ole, sest kui me tuleme võimule, siis meid ootab väga suur töö. Ja, kuule, ka siin otsa küsid, et kas tuleb osta labidas või traktor, ma arvan, kummagist ei ole kasu, et tuleb loota lihtsalt lund ei tule meie olukorras. Mina muuseas teie optimismi üldse jaga, ma kardan, et lund tuleb kõvasti. Ja mina arvan ka, tead mis pärast või? Ma ütlen sulle, mul kass on paksemaks läinud. Vaata, kui kass sööb kodus palju, pigem juba sööb vaeseks. Kogu aeg on konservi, ja ta on reaalselt läinud paksemaks. Ja see tegelikult näitab, et tuleb karm talv. Ja Mihhailil on õigus ju, et ma olen selle valdkonnaga tegelenud ju pikki aastaid.
ka erasektoris, et ma saan aru väga hästi, kuidas on hanked ju püstitatud ja miks pärast praegu kõik hanked on vaidlustatud, sellepärast nad kulutati liiga hilja välja. Selleks, et hankes osaleda, on vaja tegelikult tehnikat, et pakkuda teenust. Tehnikat tuleb tellida, tellimistarneajad on pikad ja kui vaadata kõiki sisse nendesse olemasolevatesse lepingutesse, siis tegelikult need lepingu nii-öelda raamis olevad rahalised vahendid on juba ära kulutatud. Ja kõik need täiendavad tööd, mida tahetakse tellida, see on puhtalt riigihanke siis seaduse rikkumine ja see loomulikult toob riikliku järelevalve ja Tallinn võib sellest saada ju trahvid ja karistada. No praegu me vähemalt teame, kes on süüdi selles olukorras. Lauri Kass. Minu kass. Lauri Kass. Et kui pärast valimisi keegi hakkab küsima, et kuidas see olukord nagu tekkis, et lumi tuli, aga keegi ei korista. Palun. Aga ma hoiatasin. Mina arvan, et nüüd pärast tänast saadet läheb Eesti poliitilises folklooris käibele uus selline isik, kelle nimi on Lauri Kass ja keegi ei saa aru, et kas ta on mees või naine. Aga lumega seoses tegelikult mehed, on selline huvitav asi, et Eestisse on saabunud juba esimesed kliimapõgenikud, sellepärast, et kõigil on Euroopa kuumusest täiesti kõrini, protsess on täiesti vastupidine, mitte keegi ei taha enam põgeneda Malagasse, vaid kõik tahavad kolida Tallinnasse või äärmisel juhul Missosse, aga kui nüüd see lumesadu siin ikkagi jätkub, siis mul on teile selline huvitav küsimus, et ma sõidan päris tihti Balti jaama poolt Paksu Margaretast mööda. Ja seal on siis ühesuunaliseks tehtud tee. Seal tavaliselt ma näen ühte ratturit võib-olla 5 korral, 6 korral, kui ma sealt mööda sõidan siit, sama rattur ootab siit. Et kahjuks ma ei ela ju Tallinnas, nagu te teate, ja ma käin siin lihtsalt tööl aeg-ajalt, aga minu küsimus teile on see, et kas mõned sellised ebamõistlikud rattateed ka tulevikus saavad asendatud sellise liiklusega, olgu siis bussid või autod või jalakäijad, et inimesed saaksid ikkagi liikuda. Et mulle tundub, et peale minu on veel mõni selline, kes leiab, et Tallinna rohestamine olukorras, kus sajab ainult lund, ei ole mõistlik. No, tegelikult on olemas hea näide, kuidas saab linnaruumi jagada nii, et kedagi me ei solva ega ka ei piira, vaid loome täiendavaid võimalusi. Eks see on reiditee. Selle vastu oli nii palju kommentaare, aga kui see oli valmis, siis oli näha, et jah, autodele mõeldud projekte, aga paralleelselt oli ehitatud rattatee, promenaad ja uus kaunis linnaruum. Loomulikult igal pool kahjuks ei ole võimalik sellisel viisil lahendada ja jagada linnaruumi, aga mida ei tohi lubada, et lahendused oleksid ideoloogilised. Et mitte nii, et oleks mugavam ja pragmaatilisem, vaid nii, et on olemas mingi idee, et just sellisel viisil tuleb teha. Ja täna ma näen, et linnavalitsuse otsused on tihti ideoloogilised. Et Liivale tramm, et mis siis, et tasuvusanalüüs näitab, et ei ole mõtet, mis siis, et tegelikult linnaruum ei luba seda pikendada Kristiini keskuseni, aga ideoloogiliselt on õige, teeme ära. Või siis Aia tänava nagu lahendus. See on piinlik lihtsalt vaadata, mida seal tehti, aga on olemas mingi ideoloogiline arusaam, et tuleb takistada autoliiklust ja panna nagu välja, ma ei tea, need lillepotid ja pingid, mis tegelikult tänaseks on juba lõhutud. Et veel üks kord, mida ei saa ja ei tohi lubada, et meie linnaruum areneks mingi ideoloogia alusel, mitte nii, et kuidas see oleks inimestele mugav ja vajalik. Teate, mul on selle ideoloogiale, mis siin vahepeal on viljeletud, nimi ka pandud, lihtsalt nunnu. Tead, miks pärast on?
Nunju on see lillepott siin keset teed ju. Sa öösel Aia tänaval oled käinud, nägid, kui nunnu see on seal. No ma arvan, et need ideoloogia rakendajad seal öösel ei julge käia, aga päeval tundub nunju, noh. Tramm, see on ka nunju ju, noh. Minast meil on ka programmis üks lause välja kirjutatud, et innovatsioon on põhiline, aga ta ei pea olema nii-öelda lähtuvalt ideoloogiast, vaid tehnoloogiast. Ja see teine pool on tegelikult väga oluline. Ehk siis innovatsioon peab igal juhul olema, aga ta peab olema tehnoloogiline. Ehk siis selge ja kaine mõistusega tehtud. Need lahendused, mis täpselt Tallinnale sobivad, on ju. Ja siis on meil olemas partei sinna võimul, kes ütleb, et nemad ei sobi neil Minsk, on ju, neil sobib Kopenhaagen, kus on tegelikult väga suured slummid, kus on kuritegevus kõrge ja kõik nii edasi. Ja siis unustatakse nagu täiesti Tallinn ära, on ju. Et andke andeks, me elame Tallinnas ja kõik see, mis siia tuleb ja mis siia ehitatakse, need lahendused peavad sobima just Tallinnale. Ja kas kõik siia sobib? Need mõtted, mis on üks või teine või kolmas erakond nagu välja käinud, loomulikult mitte. Ma pean tunnistama, et see kampaania, ma suhtun kõikidesse inimestesse hästi, aga see kampaania konkreetselt on küll täielikult ebaõnnestunud, sellepärast, et mina näiteks ei tahaks elada ei Minskis ega Kopenhaagenis. Mina tahaks ka siin Tallinnas elada. Mina tahan ainult Tallinnas elada ja kui nemad tahavad Kopenhaagenis elada, siis nad peavad õppima ära taani keele ja taotlema kodakondsust, see võtab päris kaua aega. Ma ei tea täpselt, kuidas need reeglid on, aga ma arvan, nii et ütleme, kui te tahate ikkagi elada Tallinnas, siis te peate valima neid erakondi, kes ikkagi tahavad Tallinnat arendada, mitte Minskit ja Kopenhaagenit. Et ma saan aru, et sotsiaaldemokraatidele meeldib selline slummi laadne mõtlemine, aga ma pean silmas viiteid Minskile, aga tegelikult meil on ainult üks tore armas kodulja. Aga vaata, see teema, mida sa puudutasid, see on üldine nagu, kuidas Tallinn liigub, on ju, kuidas me saame liikuva Tallinna panna. Praegu me oleme vaatanud ja tehes nagu jällegi õues kampaaniad, Tallinn seisab. Mul ei ole kunagi selliseid hommikuid olnud, nagu praegu Mustamäelt Sõpruse või Mustamäe teel. See on nagu täiesti uus pilt minu jaoks. Ja kuna sa oled seal nagu tundide viisi, teed kampaaniad, siis sa tegelikult näed, kuidas asi on nagu muutunud ja mitte paremuse poole. Et mis on nagu esimene ülesanne linnavalitsusel, mis üleüldiselt puudutab Tallinna nagu nii-enda liikluskorraldust, on see tagada sujuv, normaalne, kiire liikumine. Ja siis tuleb hakata nii-öelda üksi pulki seda lahendama, on ju. Kas meil on vaja selleks busse, rohkem, vähem, keskkonnasäästlikumad, mitte, on ju, jah, palun, lahendame selle. Kas meil on vaja trammi, jah, kui on vaja, kas ta mahub kuskil ära, ei mahu kuskil ära ja sellest lähtuvad, teeme selle otsuse ära. Nüüd täpselt samad jalgratturid, et kuhu neid, mis viisil, kas nad muutuvad ohtlikud või vastupidi, liiklus muutub nende jaoks ohtlikuks, kas on mõtet igal poole joonida ja neid torbikud panna, jah, palun lahendame selle asja. Ja niimoodi tüki haaval, klotsi haaval tulebki pusle kokku panna ja tehagi see nii-öelda plaan valmis. Ja mitte mingil juhul ei tohi lähtuda sellest nii-öelda ideoloogiast nunnu. No ma arvan, et hea näide on, et praegune linnavalitsus käitub nagu bolševikud, on Põhja-Tallinna trammiliin, ehk siis Pelguranna liin. Et kõigile on selge, et Kitsas tänav, Puhangu tänav nagu ei ole nagu mõeldav, et seal oleks veel ka trammiliin. Ma ei räägi isegi sellest, et loomulikult kõik elanikud on selle vastu, aga ka terve mõistus peaks ju ka midagi ütlema, kui see on olemas. See kellelgi on. Ja nüüd vaatame edasi, et ehk siis tagasipööre on planeeritud Stroomi pargis, mere ääres. Ja see ei ole ainult kohalike inimeste mure, tegelikult kõik tallinlased seal puhkavad, jalutavad eriti suvel ja eelkõige lapsed ja pered üldse. Ja siis me ütleme, et me võtame teie käest selle linnaruumi ära selleks, et tagada trammile tagasipööred. Et milleks on vaja teha midagi, mis halvendab inimeste elu. Sellepärast, et ideoloogiliselt tramm on õige lahendus. See ei kõla ju, isegi ei kõla nagu normaalselt, rääkimata sellest, et
päriselu, see on katastroof, kui selle plaani järgi linnavalitsus läheb. Nüüd Kopenhaageni osas mul tekkis tegelikult üks mõte, et mind süüdistatakse selles, et mina süvenen detailidesse. Pean tunnistama, et jah. Ja mina hakkasin üldse uurima, et kuidas Kopenhaagenis see elu on üles ehitatud, sest ma saan aru, et peamine väärtus selle linna puhul, mida soovivad sotsid meile näidata, et see on jalgrattade, nagu võrgus jalgrattade liiklus ja jalgrattade teed ja seal on nii palju neid jalgrattaid ja nii edasi. Muidu trammi seal ei ole teadaolevalt. Trammist Kopenhaagen loobus üldse. Aga tead, miks nendel tekkis see võimalus seda trammiliiklust korraldada? 2 põhjusel. Et esiteks juba mitukümmend aastat tagasi nad ehitasid magistraale, et ühendada erinevad linnaosad, mitte kesklinna kaudu, vaid sellised ringteed, ehk siis autodele mõeldud loomulikult. Ja teine, seal on metroo. Ja trammidega nad sõidavad mitte ühest linnaosas teisele, vaid nad sõidavad selle metroo peatuseni, jätavad sinna enda ratta ja siis järgmisel peatusel võtavad ja sõidavad teisega. Ja jah, tegelikult meil olekski võimalik kesklinnas võib-olla väga palju ruumi eraldada jalgratturitele, kui meil oleks metroo ja oleks ringtee. Ja suuremas plaanis varem või hiljem Tallinn peab selles suunas liikuma tegelikult. Kunagi 5-10 aastat tagasi ka mulle tundus, et see ei ole reaalne, aga tegelikult meil valikut ei ole. Peab olema ehitatud Tallinna ringtee koos tunnelitega ja varem või hiljem Tallinnas peab tekkima ka ühistransport, mis käib maal. Kas see on päris metroo, tõenäoliselt mitte, see ei ole võimalik, aga kergmetroo, seda teevad teised Euroopa linnad, sealhulgas ka väiksed linnad. Ehk siis see suurem visioon peab olema ka meil. Ja seleta lahti igaks juhuks, mis on kergmetroo, sest võib-olla kõik ei ole selle kontseptsiooniga kursis. Kergmetroo see on mitte rong maal, vaid tramm maal, et ta ei pea nii sügavusse minema ja ainult osaliselt on maal. Seal, kus linnaruum lubab, siis on maa peal ja seal, kus tuleb neid keerulised ristmikud läbida, siis tee läheb maa alla. Ja kuna selline kogemus on olemas ja tegelikult meil on ka olemas eksperdid, kes on seda ettepaneku ka teinud ja isegi arvud laua peale on pandud. Ma ei ütle, et me kohe peaksime sellega tegelema, aga kindlasti see on üks sellisest nendest suurematest projektidest, mille peale tuleb mõelda. No vaata, see on minu arvates väga hea näide, mis puudutab üleüldist seda peatänavat, on ju. Et kui selle peatänavast hakati ju rääkima, kõik kujutasid ette, et ikkagi peatanav on mõeldud inimestele. Jalakäijatele, seal on teenused ja kõik on tore olla ja need samad nunnu, need lillekastid on seal. Ehk siis see keskkond, mis tegelikult suve me tahaksime ju näha teatud osas linnast. Ja seal kindlasti oleks vaja see tramm nagu lasta mingi hetk nagu maa alla, on ju. Et see on teoorias, et kas ta nagu reaalselt teostatav on ometi küsimus. Ja nüüd kogu sellest ideest, esialgsest ideest, mis tekkis, nüüd on jõutud nii kaugele sellise etappi, et tegelikult jätame selle trammi sinna alles, jätame sinna autod alles, kitsendame teid, on ju, ja piirame kiirust. Aga see kontseptsioon peatänavana sellisel viisil ju ei toimi. See on ju hoopis mingi muu lahendus. See on lihtsalt nii-öelda kitsendatud liikumisvõimega teelõik ja mingisugust lisa sellist väärtust sellise peatänava mõttes me ju ei saa, sellepärast peatänava mõiste on midagi muud kui see, mida praegu jällegi sotsid lõppfaasis nüüd pakuvad välja, et selleks, et linnukese ära teha, teate, meil on juba kõik korras, me hakkame kohe projekteerima, et teilt Tallinnast tuleb peatänav, mis tegelikult ju ei ole peatänav. No mulle tundub tegelikult, et kogu see viimase paari aasta jooksul toimunu, et selle ideoloogiline alus on inimeste väljaajamine kesklinnast.
sest tegelikult me teame, et vanalinnas elab paar tuhat inimest, kus ma ise töötan, see tegelikult on tühi öösel ja teisest küljest samal ajal ka täis, et see sama Aia tänav, et seal tegelikult on enamasti täis. Ja ma pean silmas mitte ainult inimesi, vaid ka täis inimesi, et selles, kus sa seal öösel liigud, seal on tõesti tegelikult kohati ohtlik ja ma ütlen, et kui need lillepotid sinna tulid, kuna käin iga päev sealt autoni ja siis kontorisse sealt, siis tegelikult ma arvan, et see selline pidutsemine õues, seal võib-olla veel intensiivistus. Et tegelikult päeval sa ei saa ka aru, et miks need lillepotid seal katki lähevad ja miks pead katki lähevad ja miks vereplekid on maas ja sa lihtsalt ei saa aru. Et tegelikult ma arvan, et see inimeste äraajamine kesklinnast on toonud nendele äridele ka tegelikult väga suurt kahju ja tulemuseks on lihtsalt see, et see südalinn muutub selliseks hüljatud kohaks, kus keegi ei taha elada, kus keegi ei taha kontorit pidada ja kõige hullem nad ei taha ka pidutseda. Et kui nad tahaks pidutseda, siis oleks võib-olla veel arusaadav nagu Amsterdamis või kuskil mujal, et elu on vähemalt öösel. Aga meil ei ole ei eesel ega päeval. Aia tänaval pidutseda on väga mugav. Vaata, seal on pingid olemas, et pidu ja siis lähed kohe magama. Et, see on päris elu, mida me näeme seal nagu Aia tänaval kahjuks. Vaata see ideoloogia või mõtteviis, tegelikult ideoloogia peaks olema süsteemne mõtteviis. See mõtteviis, mida meie näeme, ei ole süsteemne. Ja see on igas valdkonnas nii, et me loobume projektidest selleks, et teha uuesti, aga teismoodi ja see võtab rohkem raha ja me saame ka vähem kätte. Vaata, see kõige lihtsam näide on see trall, mis toimub olümpiaujula ümber. Tegelikult juba 1,5 aastat tagasi oli võimalus alustada selle ehitamisega. Ehitusprojekt oli valmis, mis maksis 1 miljon eurot. Oli valitud partner, kes oli valmis suurem osa kinni maksta ja pärast ka opereerima. Ja pidi tulema mitte ainult olümpiaujula koos tribüünidega, et korraldada suuri rahvusvahelisi võistlusi, vaid ka spa-keskus ja ka erinevate spordialade saalid. Et vägev kompleks. Nüüd uus linnavalitsus tuli, ütles ei, meile seda vaja ei ole. Me alustame algusest peale. Arhitektuurikonkurss toimub ja ehitame ise. Ehk siis paneme ise linna raha tänaseks juba 1,5 korda rohkem, pärast veel ise opereerime ja see on korralikud tegevuskulud ja saame asja, mis on 3 korda väiksem. Et tuleb ainult ujula, suured tribüünid ei tule, spa-keskust ei tule, spordisaale ei tule. See on see mõtteviis, mida me praegu linnavalitsuses näeme. Maksame nagu rohkem, saame vähem, aga saame öelda, et see on meie tehtud. Et see ei olnud Keskerakonna projekt, me ise tegime. Kes sellest võidab? Mulle tundub, siin sa viitasid olulist. Ma käin Kalev spaas, mitte liiga tihti, aga ikka käin ujumas ja sageli on seal ikkagi, ega seal hommikuti rahvast ei ole eriti. Ma küll ettevõtjaid aeg-ajalt seal näen, kes oma vaimset vormi üritavad hoida, aga ma tahaks nendest rajatistest paar sõna rääkida üldse, mis Tallinnas tegelikult peaksid tulema, sest meil on Tallinna Haigla, sellest me nüüd rääkisime. Nüüd on see ujula, eks ole, siis on linnahall. Et kui te võtaksite nüüd natukene suurelt kokku 3 kõige tähtsamat ehitist ja rajatist, mille peale tuleb vähemalt tõsiselt mõelda, ma ei ütle, et nüüd homme teha, aga tõsiselt mõelda, mis need võiksid olla? Sa ju neid nimetasid ära kohe. Ma nimetasid ära. Et ühesõnaga, ma loodan siis, et linnahalli asemele tuleb midagi, mis on parem. Tallinna Haigla tuleb, aga millal ei tea, selles mõttes ma mäletan meie eelmist saadet ja vestlust selles osas, aga kas on mõni selle... üks hoone on veel, mida ju siin pikalt on räägitud ja mida soovitakse ehitada, see on see areena. Ehk siis vaata, meil ikkagi Eestis puudub selline
pallimängude või spordiürituste läbiviimise suur areena, mis oleks nagu rahvusvahelist mõõtu annaks välja, et kus oleks ka teatud arv vaatajate, teatud arv, lausa vist 25 000, praegu on meil areenad, kuhu mahub ära 5000 ja see on loomulikult on pärsinud seda, et need rahvusvahelised suured võistlused meil siia Eestisse nii kergelt ei ole tulnud. Jah, see on suur investeering, jah, seda tuleb teha koos riigiga ja ma arvan, et kõige mõistlikum koht on ikkagi, et see tekiks Tallinnasse või Tallinna lähiümbrusse, sellepärast, et see kindlasti annaks Tallinnasse ka lisandväärtust ja kogu Eesti majandusele. Minu arust oli väga hea näide, et mida me nägime tegelikult meie naabrite juures Lätis Riias, kus toimusidki korvpalli suured võistlused ja linn oli puupüsti täis. Ja kui on linn puupüsti täis inimesi, see tähendab seda, et ärid õitsevad ja läbi selle saab ka majandus nii-öelda lisa sellist boosti ja loomulikult ka läbi selle siis ka riigi eelarve täitub ja ka linna eelarve täitub. Ma arvan, et me peame tunnistama, et lähiaastadel riik ei investeeri Tallinnasse. Esiteks, me näeme, kes on praegu riigi valitsuses, et nemad kindlasti ei soovi Tallinna linna aidata, vaatamata sellele, et see oleks terve Eesti huvides. Ja teiseks, et majandusseis on päris halb ja lähiaastatel läheb halvemaks. Mõned asjad tuleb lihtsalt tunnistada ja selles mõttes, et see, et praegune linnavalitsus, et sotsid selleks, et korraldada endale kampaaniad, panevad 27-28 miljonit Tallinna haigla projekteerimiseks ja samas me teame, et seda miljardit kuskilt ei ole võtta ja lähiaastadel ka. Ja vot see on minu arvates lihtsalt kuritegu suuremas plaanis, et 28 miljonit linna raha selleks, et teha ilusa pilti, kuidas allkirjastatakse siis projekteerimislepingu ja sellel asjale ei ole perspektiivi. Nüüd veel üks aspekt, millega me peame nagu arvestama, et linnahalli projekt ja seal võiks olla tõepoolest nagu suur multifunktsionaalne saal, kus võiksid toimuda nii võistlused kui ka kontserdid. Ja me peame rääkima sellest ka laiemalt, sest see on ka linnahalli ümbruse projekt. Linnahalli tuleb siduda vanalinnaga, tegelikult ka Viru hotelliga, siin peab olema tekkima nagu suur, ühne, kontseptuaalne linnaruum. Ja seda oleks vaja teha koostööd erasektoriga, sellised plaanid meil ka olid. Aga millega tuleb arvestada lähiaastadel, et meie peamine prioriteet peab olema inimene, toimetulek. Kui meid ootavad rasked ajad, siis Tallinn peab tulema appi. Ja kui on vaja, et loobume mõneks aastaks ka suurtest investeeringuteks, aga püüame inimesi raskel ajal toetada. Ma arvan, et see on meie jaoks peamine prioriteet. Lauri, kuidas siis inimesi toetada, et ütle 2-3 asja, mille peale mina kui valija peaksin mõtlema, mis tegelikult ka saab teoks teha? Tead, kui sa nagu küsid seda tagasisidet, mida ma olen saanud inimeste poolt, siis loomulikult on pöördunud minu poole eakamad inimesed, pensionärid, kes on selgelt öelnud, et välja toonud oma murekohad, aga murekohtade me ju tegelikult teame. Ja kas me saame neid aidata linna poolt? Jah, meil on olemas programmis, et kui me oleme rakendanud tegelikult sünnipäeva toetuse Tallinnas eakatele inimestele, kunagi ta oli seal 100 eurot, nüüd on juba 200 eurot, me oleme tasapiisi seda tõstnud, siis meie plaan on seda tõsta 300 euro peale. Ja loomulikult, et kui eakad inimesed seda kuulevad, siis meil läheb kohe paremaks, kõik saavad aru, et see ei ole nii väga suur raha, aga abiks ikka. Ja täpselt samamoodi, mis puudutab lastetoetusi, et kui lapsed lähevad meil kooli, ranitsatoetus, sünnitoetus, need on need meetmed tegelikult, mis abistavad ikkagi teatud ajal ja neid tuleb vastavalt sellele ka korrigeerida, kui kui heaks või halvaks meie majandusolukord läheb, aga praegu me näeme, et aina allapoole kogu see olukord läheb ja seda enam peab ka Tallinn oma inimesi ka abistama. Ja see on tegelikult ootus. Ehk siis, mida inimesed ootavad, eelkõige linnavalitsused?
et toimuks rahulik, normaalne valitsemine, ilma kempluseta. Et areneks linnakeskkond, et areneks ühistransport, mis peab jääma tasuta ühistransportiks ja sellega saaks kiiresti liigelda. Ja loomulikult see viimane pool, et kui vähegi saab, siis tegelikult oleks vaja finantsabi ja neid inimesi, kes finantsabi vajavad, ükskõik mis räägime vanusegruppidest, siis neid on Tallinnas kahjuks ja loomulikult me peame need aitama. Vaata, Lauri praegu tõi välja nagu peamised prioriteedid, millega nagu linnavalitsus ja üldse omavalitsus peaksid tegelema. Ja nüüd me peame tunnistama, et iga selle prioriteedi puhul praegune linnavalitsus on läbi kukkunud. Nii praegune linnavalitsus kui ka praegune riigivalitsus. Ja kahjuks ajaloos on alati nii, kui võim valitsejad kukuvad läbi ja ei suuda midagi inimestele pakkuda, siis see, mida nad pakuvad, on vastasseis ja sisevaenlane. Et näidata, et meil on sisevaenlased, mida me saame nagu võita ja võtta selle päästja rolli. Ja nüüd me seda näeme riigivalitsuse puhul, midagi sisulist nad pakkuda meile ei suuda, majanduskasvu tagada ei saa, inimeste toimetulek ei ole prioriteedis, aga pidev jutt sellest, et meil on ainult üks prioriteet ja see on julgeolek, mis ongi prioriteet, aga see ei saa olla ainuke prioriteet. Ja nüüd me siin enne valimisi näeme, et läbi kukkunud koalitsioon, läbi kukkunud linnavalitsus hakkab hirmutama inimesi Keskerakonnaga ja rahvuskaardiga. Jälle rahvuskaart ja jälle haridusteemade puhul. Et hirmutatakse sellega, et tuleb Keskerakond ja Keskerakond on eesti keele õppe vastu ja valige meid, meie oleme päästjad. Kus te olite viimased 30 aastat, ma küsin teie käest, et kui te olete päästjad? Ei ole ühtegi teist erakonda, mille puhul me saaksime öelda, et olid pakutud sisulised lahendused, kuidas toetada üleminekut eesti keele õppele. Ainult Keskerakond. See oli siis, kui oli Mailis Reps ministri kohal ja siis oli käivitatud projekt, sina ka seda mäletate, et oli võimalik saada rahastust, et venekeelsed lasteaed ja pärast ka koolid saaksid endale palgata eestikeelsed õpetajad. Praegune koalitsioon lõpetas projekti, väga vajaliku projekti. Nüüd meie ajal Tallinnas, kui me olime veel võimul, pool aastat me töötasime süsteemse programmi kallal koos ekspertidega. See oli välja töötatud. Väga erinevad meetmed, mis olid nii õpetajatele, õpilastele kui ka vanematele. Alates kompetentsest keskusest lõpetades kogu päeva kontseptsiooniga. Ja rääkimata õppematerjalidest, koolitustest ja teistest meetmetest. Süsteemne lähenemine, seda töötas välja Keskerakonna linnavalitsus. Ükski teine erakond ei saa midagi praegu öelda selle ülemineku protsessi kohta, sest nemad ei ole pakkunud ega ka teinud ühtegi sisulist asja, et lapsi toetada. Aga nüüd enne valimisi nad räägivad sellest, et nemad on päästjad. Mida te päästate? Te ei ole midagi teinud. Kui on midagi tehtud üldse olnud selles küsimuses, selles probleemis, seda tegi Keskerakond. Ja see on reaalsus. Aga nii on, et me näeme, kuidas läbikukkunud valitsejad ei saa meile midagi pakkuda. Selle mõnusa teadmisega me kohe ka lõpetame. Mul on hea meel, Lauri, et juba järgmisel nädalal sa jõuad stuudiosse õigeks ajaks. Lund ei ole ja isegi kui teda tuleb, siis sa oled selle ära saanud koristada. Nii et kõik, kes valimas ei ole tänaseks veel käinud, minge kindlasti valima ja ma arvan, et Mihhaili vahepeal öeldud mõte, et Tallinn vajab ka muutust,
vastab tõele, aga see muutus ei ole see, mis praegu kestab, vaid tegelikult tuleb midagi päris tõsist ette võtta. Minge valima, täna olid stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats ja mina saatejuhina Janek Mägi. Kuulake Keskhommikut jälle nädala pärast.